Tere tulemast Microsoft Education Eesti kasutajate kommuuni videoloengusse. Minu nimi on Vikko. Räägin teile täna sellest, mis asi on Sway ja mida see võimaldab. Microsoft Sway on Office 365 teenuste hulka kuuluv esitlustarkvara, mis lihtsustab esitluste loomist, keskendudes sisule, mitte välimusele. Sway esitlustes on võimalik kasutada pilte, videosid, teksti ja palju muud, mis aitab esitlejal oma ideed paremini esile tuua. Kui esitlus on valmis, saab Sway jutustusi jagada ka internetis läbi veebilinkide või manustamiskoodide. Sway looja näeb jagatud esitluste puhul ka analüütikat, mis aitab hinnata tema loodu vaadatavust. Sway avaleht on jagatud 2 gruppi. Esimeses grupis on Sway kasutajal võimalik vaadata enda poolt loodud esitlusi. Teises grupis aga Sway esitluste malle, mis lihtsustaks esitluste loomist. Sway esitluste loomiseks tuleb avada esmalt esitluste kujundusvaade, mida nimetatakse lõuendiks. Käesolev pilt illustreerib üht Sway esitlust. Loodavat esitlust aitab struktureerida Sway rühmad, mille abil koostatakse esitluse sisuline ülesehitus. Nii nagu ütleb ka üks tuntud väljend, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, on ka Sway esitlustel mitu viisi, kuidas pilte esitleda. Neid saab jagada virnadesse. Neid on võimalik kõrvutada läbi ruudustikvaate ja samuti on võimalik neid ka slaidideks muuta. Lisaks piltidele saab sisestada Sway esitlustesse tekstilisi elemente, näiteks pealkirjad ja lõigud. Sisu on võimalik rühmitada ja ka üles laadida. Audiovisuaalse meedia osas saab esitlustesse lisada pilte, videosid, helisalvestisi ja ka manussisu YouTube'ist või mujalt sotsiaalmeediast. Kokkuvõtteks võib öelda, et ka tänane esitlus oli loodud suuremalt jaolt Sway abil. Alustamiseks ava lehekülg sway.office.com. Sisse logimiseks kasutama koolikontot kujul eesnimi, perenimi, @kool.edu.ee. Tänasel esitlusel kasutasin Sway lõuendeid, piltide virnasid ja tekstikaarte.